No ma arvan, et kindlasti, mida coaching koolitus õpetas, on kuulamine. Et juhtidena me kangesti armastame rääkida, aga coaching andis kindlasti juurde seda oskust kuulata ja tähele panna. Ja sealt edasi, mida ta võimaldas tegelikult ikkagi hästi teha, on õppis esitama küsimusi, mitte pakkuma lahendusi. Et küsimusi küsides jõuab teine inimene, kellega sa seda coaching sessiooni läbi viid ise nende lahendusteni ja see on oluliselt tähtsam kui see, et sina oma lahendused saad välja öelda. Ja kolmandana, mis kindlasti juhile tähtis, ta õpetas keskenduma teise inimese vajadustele ja probleemidele, mitte iseendale. No coachi tuge soovitaks ma iseenesest tegelikult kõigile, sellepärast et see on ju hästi tore, kui keegi tundide kaupa kuulab sind ja keskendub sinule. Aga mis selle juures kindlasti oluline on see, et aus tuleb suuta olla siis sellisel juhul coachiga suheldes. Nüüd, kui natuke tõsisemaks ja konkreetsemaks minna, et siis coachingut soovitaks ikkagi eelkõige inimestele, kellel on mingi väljakutse, probleem, uus projekt, uus töö, amet, mingi isiklik väljakutse, kus soovid leida lahendusi ja kellegagi sel teemal siis sellist coaching sparri pidada. Teise tüüpilise väljakutsena soovitaks ma coachingut tegelikult inimestele, kellel on endal teada see raskus jõuda mõtetest tegudeni. Ehk et see coaching on ikkagi selline tugev liikuma panev jõud ja need inimesed, kes muretsevad, et paljud tema väga head mõtted ei ole kahjuks praktikasse materialiseerunud, et siis need inimesed saavad kindlasti coachingust abi. Ja coachiks olemist soovitan ma inimestele, kes tegelikult suudavad rõõmustada teiste inimeste arengu üle ilma ise selle juures säramata. Et see on see oluline pool, et coach on ainult toeks, aitab valgustada ja leida neid lahendusi inimese enda sees, mis tas olemas on ja seetõttu see rõõm sellest, et inimene tõesti neid lahendusi leiab, peab olema coachi jaoks selline peamine motiveeriv jõud. Eks ma loodan, et mu organisatsioon on saanud kasu läbi selle, et ma tõepoolest olen siis parem kuulaja, küsin küsimusi, lasen inimestel ise lahenduseni jõuda ja läbi selle tegelikult toetan paremini laiemalt organisatsiooni arengut ja organisatsiooni juhtide arengut. Nüüd avalik sektor tervikuna või miks just ainult avalik sektor, tegelikult Eesti tervikuna, et täna on kuu aega Riigikogu valimistest ja ma arvan, et juhtide ja juhtimise kvaliteet on Eestis jätkuvalt kõige päevakajalisem teema, mis üldse saab olla ja seetõttu see saab paremaks muutuda ikkagi ainult üks inimene korraga. Ja läbi selle, et meil on coache, kes aitavad teistel inimestel areneda, ma arvan, et nii see juhtimine ja juhtimise kvaliteet nii avalikus sektoris kui Eestis tervikuna paremaks saabki.